Sensatsiooniline uudis, mis muudab Lähis-Ida olukorda väga palju. Iraan kasutas Hiina luursatelliiti, et jälgida Ameerika sõjaväebaase piirkonnas ja tegi seda juba enne raketi- ja droonirünnakuid nende vastu. Selgus, et just Hiina satelliit aitas Iraanil sihtida USA võtmetähtsusega sõjaväebaase Lähis-Idas, mis said sõja esimestel päevadel kannatada. Minu nimi on Aleksei Vitsi, arutame selle teemat koos. Aga enne kui alustame seda saadet, palun tellige see kanal, pange saatele like ja kirjutage oma kommentaar. See on väga oluline selle saate levitamiseks YouTube'is. Ja tellige ka minu Telegrami kanal Vitsi News, link sellele on selle video kirjelduses. Nagu täna selgus Financial Timesi uurimisest, ostis Iraan salaja Hiina luuresatelliidi, mis andis Islamiriigile võimaluse. Vabariigil on uued võimsad võimalused rünnata Ameerika sõjaväebaase Lähis-Idas sõja ajal. Nagu kirjutab Financial Times, näitavad meediasse lekkinud Iraani sõjalised dokumendid, et Hiina satelliidi omandas Islami revolutsioonilise kaardiväe õhu- ja kosmosevägi juba 2024 aasta lõpus, pärast selle orbiidile saatmist Hiina kosmodroomilt. Koordinaatide nimekirjas on märkmed. Satelliidipiltide ja orbiidi analüüsi põhjal selgub, et Iraani sõjaväekomandarid andsid hiljem satelliidile ülesandeks jälgida just USA võtmetähtsusega sõjalisi objekte piirkonnas. Veelgi enam, jälgides satelliidi aktiivsus selgus, et see tegi märtsis fotosid USA sõjaväebaasidest enne ja pärast droonide ning rakettide rünnakuid nendele objektidele. Kosmoseaparaat T-01B ehitas ja käivitas Hiina ettevõtte Earthy Corporation. Idee seisneb selles, et niipea kui see ettevõte viib oma satelliidi Hiinast orbiidile, annab ta selle satelliidi kohe üle välismaistele klientidele, aga annab selle üle ainult paberil. Ehk siis väidetavalt kuulub see hoopis teisele riigile. Ja see pole veel kõik. Lepingu raames anti Iraani islamirevolutsiooni kaardiväe korpusele juurdepääs kommertslikele maismaajaamadele, mida haldab ettevõte EPMOSAD, mis asub, kes oleks osanud arvata, Pekingis ja mis pakub satelliitide juhtimise ja andmeedastuse teenuseid üle kogu riigi. Sellel on ülemaailmne võrk, mis katab Aasiat, Ladina-Ameerikat ja teisi piirkondi. See tähendab, et satelliit kuulub Iraanile ainult formaalselt. Tegelikult juhivad seda täielikult hiinlased. Ja siin tsiteerin ajalehte Financial Times. Hiinas toodetud satelliidi kasutamine Islami revolutsioonilise kaardiväe korpuse poolt sõja ajal, mille käigus Teheran ründas korduvalt oma naabreid rakettide ja droonidega, tekitab tõenäoliselt kogu piirkonnas tõsist muret. Hiina on Pärsia lahe riikide suurim kaubanduspartner ja nende nafta suurim ostja. Ja just siin läheb asi kõige huvitavamaks. Lennupäevikute andmetel tegi satelliit fotosid Prints Sultani lennubaasis Saudi Araabias 13., 14. ja 15. märtsil. Tuletan meelde, et 14. märtsil kinnitas USA president Donald Trump, et selles baasis rünnati Ameerika lennukeid. Siis said ametlikel andmetel 5 USA õhuväe tankerlennukit tõsiseid kahjustusi. See tähendab, et Hiina satelliit jälgis baasi päev enne rünnakut, rünnakupäeval ja ka järgmisel päeval pärast seda. Sest on raske öelda, et see on lihtsalt juhus, aga nii juhtus, et Hiina satelliit jälgis 3 päeva järjest just seda ühte sõjaväebaasi. Ja samal ajal ründas Iraan täiesti juhuslikult just seda baasi. Huvitav on see, et see satelliit ei jälginud seda baasi teistel päevadel enam. Hiina satelliit jälgis samuti Muwafaq Salti lennubaasi Jordaanias ja objekte, mis asuvad USA 5 laevastiku mereväebaasi lähedal Manamas, Bahreinis. Ja jälgis ka Erbili lennujaama Iraagis. Just sel ajal, kui Islami revolutsioonilise kaardiväe korpus võttis vastutuse kõigi nende loetletud objektide ründamise eest. Muude selle satelliidi jälgitavate piirkondade hulgas olid Camp Buring ja Ali al-Salemi lennubaas Kuveidis, USA sõjaväebaas Camp Lemonnier Djiboutis ja rahvusvaheline Tukmi lennujaam Omaanis. Pärsia lahe riikide tsiviilinfrastruktuuri jälgimisalasse kuulusid Horfakani konteinerisadam ja elektrijaam ning ka Kitfa soolavee magestamise tehas
Araabia Ühendemiraatides. Samuti Alba tehas Bahreinis. See on üks maailma suurimaid alumiiniumitehaseid. Ja taas kummalisel kokkusattumusel osa neist objektidest ründas lõpuks Iraan. On teada, et satelliit TII-01B suudab teha pilte umbes 0,5 meetrise lahutusvõimega, mis on võrreldav lääneriikide kvaliteetsete kommertssatelliitidega. See tähendab, et Iraan võis hõlpsasti maapinnal eristada sõjalennukeid, transpordivahendeid ja mis kõige tähtsam, muudatusi infrastruktuuris, kui sõdurid üritasid, ütleme nii, erinevaid objekte varjata. Samal ajal Iraani hinnangul Islami revolutsiooni kaardiväe korpuse kõige arenenum sõjasatelliit NOR-3 suudab teha pilte umbes 5-meetrise lahutusvõimega. Seal on juba keeruline maapinnal väiksemaid objekte eristada. Varem oli Iraanil üldse satelliit, mille lahutusvõime oli 1215 meetrit. Ja tõenäoliselt olid Pentagoni inimesed kindlad, et Iraan kasutab siiani just neid vananenud satelliite. Ja et mõista satelliidi lahutusvõime olulisust, toon teile 3 pilti. Esimene. See on Hiina satelliidi foto, mille lahutusvõime on 0,5 meetrit. Just seda kasutas Iraan viimasel kuul. Teine foto. See on juba Iraani satelliidi NOR-3 pilt, mille lahutusvõime on 5 meetrit. Ja 3. See on vana Iraani satelliidi foto, mille lahutusvõime on 12 meetrit. Huvitav on see, et Hiina ettevõtte EarthEye teatas, et satelliit oli mõeldud kasutamiseks, tsiteerin, põllumajanduses, ookeaniseires, hädaolukordade haldamises, loodusvarade kontrollis ja munitsipaaltranspordis. Aga siin tekib suur küsimus ka Ameerika luure kohta. Asi on selles, et dokumentide kohaselt, millega Financial Times tutvus, juba 2024 aasta septembris Islami revolutsioonilise kaardiväe korpuse õhu- ja kosmosejõud, kes juhivad Iraani ballistiliste rakettide, droonide ja kosmoseprogrammi, nõustusid maksma peaaegu $40 miljonit, et saada kontroll satelliitsüsteemi üle. Veelgi enam, see leping täpsustab kulud, sealhulgas satelliidi ja selle kanderaketi maksumuse, tehnilise toe, andmeinfrastruktuuri ning välismaistele lepingupartneritele osutatavad teenused. Lepingu kohaselt annab EPMASAT korporatsioon Islami revolutsiooni kaardiväe korpusele tarkvara ja maapealse võrgu, et juhtida satelliiti kogu selle tööea jooksul. Need süsteemid edastavad käske, võtavad vastu telemeetriate pilte ning võimaldavad IRGC-l juhtida satelliidi tööd ükskõik millisest maailmapunktist. Asi on selles, et isegi kui USA teab sellisest satelliidist, ei saa nad sellega midagi teha, sest füüsiliselt kuulub nii satelliit kui ka kogu juhtimine Hiinale, mitte Iraanile. Iraan otse öeldes rendib seda. Miks ma sellele tähelepanu juhin? Asi on selles, et nii 2025. aasta juunis kui ka 2026. aasta märtsis ründasid USA ja Iisrael esmalt rakettidega Iraani satelliitside maapealsed jaamu, et pimestada Islami revolutsioonilise kaardiväe korpust. Aga ei saa niisama lihtsalt tabada Hiina maapealset jaama, mis asub kusagil Pekingis. Veel üks nüanss. Iisraeli kaitsevägi teatas eelmisel päeval, et nad ründasid Iraani kosmoseagentuuri peamist uurimiskeskust, kus arendatakse sõjalisi satelliite luureandmete kogumiseks. Aga ükskõik kui palju objekti Iraani territooriumil ka ei hävitataks, Islami revolutsiooni kaardiväe korpus ei jää pimedaks, sest nagu selgus, on nende peamised silmad ikkagi Pekingis. Samal ajal kiitles täna Trump sellega, et väidetavalt kirjutas Xi Jinping talle kirja, milles kinnitab, et Hiina ei aita Iraani mitte kuidagi. Aga sellest juba lähemalt järgmises saates. Siia panen 3 punkti. Aga sõbrad, tahan teile soovitada üht YouTube'i saadet, mida ma soovitaksin vaadata ka Donald Trumpile, Ameerika Ühendriikide presidendile, ja selle nimi on Lõpeta teesklemine, et oled normaalne. See on minu lemmik psühholoogi saade. Ma olen seda YouTube'i kanalit teile juba ammu soovitanud. Link sellele on kirjelduses. Minge ja vaadake. Seal on suurepärane analüüs sellest, kuidas me kõik kogu aeg püüame teistega kohaneda. Püüame oma iseloomujooni ja muudki alla suruda ning sellega natuke iseennast lämmatame. Seetõttu soovitan seda saadet vaadata.
jätan lingi kirjeldusse ja ka selle saate all olevasse kinnitatud kommentaari. Ja sõbrad, kindlasti minge vaatama ja tellige kanal. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head.